See on tõeline kuriteojuhtum, mis jõuab pealkirjadesse üle kogu riigi. Nii et sina avastasid ta laiba. Yes. Mida sa laibaga tegid? Ma olin seal. Ja siis ma tean, et haarasi peas kinni. Ja ma tahtsin seda pead. Mida sa selle peale tegid? Pea pani sinna ämbrisse, sinna musta ämbrisse. Must ämber. Pole just tihti, kui näed naissoost kurjategijat nii jõhkras kuriteos süüdistatuna. Kas see kett oli kunagi su kaelande? Ma panin selle ümber. Kas sul oli? Mingid jälgi või midagi? Mul ei olnud võimalust seda keerata. Kuidas saab sellest naisest keskne tegelane ühes Wisconsini ajaloo kõige häirivamas mõrvajuhtumis? Prokuröörid ütlevad, et tal oli väärastunud huvi osariigi kõige rohkem tapnud sarimõrvari vastu. Kas te märkasite otsinguid, mis olid seotud Jeffrey Dahmeriga? Jah. Kokku 24. Aga uurimine on alles algus. Ma palvetan, et sind tabaks sama saatus nagu sinu idealistlikku Jeffrey Dahmerit. Nii et head lõunat, show business. Kui see juhtum jõuab kohtusaali, ei paista silma ainult tõendid. Tema käitumine on erinev kõigest, mida ma kunagi näinud olen. Mina olen Elisabeth Milner ja tere tulemast sellel episoodil Female Criminals. Tead, ma olen aastaid kajastanud tõsielulisi kuritegusid, aga pole kunagi näinud juhtumit, mis oleks selline nagu see. See toimub Green Bay's Wisconsinis, kus me kohtume selle nädala naiskurjategija Taylor Schabusiga. Taylor sündis Chicagos, Illinoisis 1997 aasta novembris. Ja kuigi tal on perekonnanimi, mis lõpuks tõsieluliste kuritegude maailma vallutas, ei sündinud ta nimega Taylor Schabusi. Tema sünninimi oli Taylor Denise Coronado. Taylori isa Arturo sõnul oli tema lapsepõlv suhteliselt tavaline. Pärast väidetavalt aastaid Chicagos elamist kolis tema pere Wisconsini, kui Taylor oli 4. klassis. Kuid 11-aastaselt pöörati tema maailm pea peale. Pärast pikka haigusega võitlemist suri Taylori ema Marla Coronado. Kui Taylor jõudis keskkooli, ütleb tema isa Arturo, et ta hakkas mässama. Taylori viimasel kooliaastal visatakse ta väidetavalt kakluse tõttu koolist välja. Ta saadetakse Texasesse vanavanemate juurde elama, et seal keskkool lõpetada ja ta lõpetabki kooli. Siiski kolib Taylor lõpuks tagasi Wisconsini ja just seal kohtub ta Warren Chabotga. Meil ei ole täpselt teada, millal Taylori uimasti tarvitamine algas, kuid perekonna sõnul suurenes Taylori uimasti tarbimine pärast seda, kui ta hakkas käima Warreniga, kes väidetavalt tutvustas Taylorile kangemaid narkootikume nagu heroiin ja metamfetamiin. Lisaks sellele, et nad armastavad narkootikume, tundub, et nad armastavad ka teineteist. 2020 aasta sõbrapäevaks on Warren Chabot ja Taylor abiellus. Taylor Coronado on nüüd Taylor Chabot, kuid vastabiellunud ei kanna Chabot nime kaua. Lõpuks võtavad nad endale ametlikuks perekonnanimeks ebatavalise nime Schabusiness, mis väidetavalt tuli neile pähe tugeva uimasti tarvitamise perioodil. Taylor jätkab vaimse tervisega võitlemist kogu selle uimasti tarvitamise keskel ja satub peagi seadusega pahuksisse. 2020 aasta kriminaalkaebuse kohaselt arreteeritakse Taylor õiguskaitseametniku ründamise ja arreteerimisele vastupanu osutamise eest. Politsei kutsuti väljakutsele seoses naisega, kes oli väidetavalt uimastite mõju all ja koputas ustele. Kui politseinikud saabusid, ütles Taylor väidetavalt, et ta on praegu teisel planeedil, et ta oli just süstinud ja seejärel näitas ta politseinikule oma käte süstimisjälgi. Selle vahejuhtumi käigus üritas Taylor väidetavalt politseinike jalaga lüüa, kes üritasid takistada tal vastu tuleva liikluse ette pendimast. Teatavasti jõudsid Taylori käitumine ja vaimne tervis murdepunkti. See oli nii tõsine, et tema isa Arturo tundis, et ta peab minema maakonna psühhiaatriakeskusesse. Ta ei olnud üldse õiges vaimses seisundis, nii et ma kartsin, et ta võib endale viga teha. Sellepärast ma ta sinna viisingi. Me mõlemad olime nõus, me läksime sinna koos ja proovisime abi saada ja siis lõpuks ta lasti vabaks ja ta tuli koju ning see oligi kõik. Võite imestada, miks Taylori isa on ahelates ja vanglariietes. Tema ütluste andmise ajal kannab ta 12-aastast vanglakaristust teise astme seksuaalse kallaletungi eest alaealisele. Süüdistus, mille puhul ta väidetavalt ei vaidlustanud süüdistust. Olgu, kas talle määrati mingeid ravimeid ja selliseid asju? Ta oli tol õhtul, ei. Aga jah, ta on olnud mõningatel ravimitel, mida ta ei võtnud. Talle ei meeldinud kunagi neid tablette võtta. Ma mõtlen, need tegid ta olukorra isegi hullemaks. Kas need põhjustasid tal halutsinatsioone või tekitasid muid probleeme? Ma arvan, et see kõik algas Serakooli võtmisega, mis võeti tead kunagi ammu. Ma ei saa neid setsi
ravimitest eriti aru, aga need ei sobinud talle kunagi üldse. kohtudokumentide kohaselt viibib Taylor haiglas pärast enesetapukatset 2021 aasta aprillis ja mais. Arstide sõnul diagnoositakse tal PTSD ja bipolaarne häire. Samal aastal sünnitab ta Warreni lapse, kuid tundub, et neil ei õnnestunud kunagi oma last koos kasvatada. Ma otsisin andmeid Wisconsini parandusasutuste osakonnast. See näitab, et 2021 aasta mais kandis Warren vanglakaristust tingimisi vabastuse rikkumise eest. Seejärel alustas ta väidetavalt karistuse kandmist föderaalsete narkosüüdistuste alusel. Warren ja Taylor on endiselt seaduslikult abielus, isegi kui Warren on vanglas. Äge Taylor ei ole võimeline last üksi kasvatama, seega kolib tema laps Texasesse, et elada koos vanavanematega. Taylor jääb Wisconsini. Nüüd, kui Warren on vanglas, võtab Taylor ühendust vana koolisõbraga. Tema nimi on Shad Ferrion. Perekonna sõnul on Shad rahuliku loomuga, lahke ja kaastundlik inimene. Kuid nagu Taylorgi väidetavalt võitleb ka tema narkootikumide kuritarvitamisega. Kui Shad ja Taylor veedavad rohkem aega koos, muutub nende suhe vähem romantiliseks ja rohkem seotud seksi ja narkootikumidega. Ja see viib meid 2022 aasta 21. veebruari sündmuste alguseni. Umbes kell 21.30 õhtul viib Taylor Shadi tema ema Tara juurest ära. Nad lähevad koos ühe teise sõbraga korterisse kanepit suitsetama. Taylor ja Shad lähevad väidetavalt tagasi Tara koju ning veedavad aega maja keldris, sest Shadi ema ja tema poissõber olid ära. Väidetavalt suitsetavad nad metamfetamiini ja süstivad trasodooni, mis on retseptiravim antidepressant. Väidetavalt toimib see ka rahustina. Nad alustavad narkootikumidest ajendatud seksiga. Shadi ema Tara tuleb koju, teadmata, et tema viimane hüvastijät pojaga on juba toimunud. Ta läheb keldrisse, et Shadi üle vaadata, kuid avastab stseeni, mida ükski lapsevanem ei tohiks kunagi näha. Hetked hiljem tehakse kõne hädaabinumbrile 911. Ma ei usu, mis toimub, aga mu naine vannub, et leidis keldrist oma poja maha raiutud pea. Kas te käisite seal all? Kas te nägite seda? Ma käisin all, ma ei saa aru, mida mu jalapõikja osa räägib. Ma pean minema, olen täiesti endast väljas. Te kuulate Steve Hendricksi, Shadi ema Tara poissõbra häält. Sa ütlesid, et läksid sinna alla, eks? Ja ma vaatasin tunnelisse, aga ma ei näe ikka hästi ja ma ei ka aru, mis kurat see on. Nii et Ambris on midagi, kurat. Ambris on midagi. Siio. Kas sa arvad, et ta hallutsineerib või arvad sa, et... Ma ei usu seda. Ma käiksin seal all. Ära vaba seda neetud Ambrit. Ma mõtlen, ma ei saa. Ma olen mees. Ta on veidi endast väljas ja ajab ka sind närvi. Mis su tüdruksõbra perekonna nimi on? Häkneek. Kas ma võin temaga rääkida? Jaa. Tohi. Tere. Tere, Tara. Kas saad mulle öelda, mis toimub? Kuule Vaknik, Ambris on surmakeha ja ma ei tea, kas on minu laps. Mis? Mis panen nii arvama? Sest ma vaatasin Ambrisse. Millal? Mida sa nägid? Täpselt mida ma nägin. Olgu. Kus on? Kus on ülejäänud keha? Kas see räägib ongi? Green Bay politseiosakonna ametnikud saabuvad Tara Pakniku koju, kuid avastavad keldri, mis näeb välja nagu õudusfilmist. Mine otse sinna. Vaata paremale, seal on nupp, hoiame sellest kinni. See on see. Tere, kuidas sul täna läheb? Let's just... Okay. Hold on. This... Varsti saavad nende halvimad kahtlused kinnitust. Ma tean, et sa oled seal hõivatud, aga tegelikult selliseks ei kujunebki. See ei ole 961 ega 96 juhtum, nii et meil on siia rohkem üksusi vaja. Sellest on kaua aega möödas, aga see on... Sellest ma aega möödas, kui ma seda tegin. On möödunud aega. Ma ei tea, mis täpne sõna peaks olema.
Sam Pegile. No further now. Kui me saaksime siia rohkem üksusi pigem varem kui hiljem, oleksime tänulikud. Meil on. Siin all on päris palju verd, ma tahan selle maja ülejäänud osa läbi otsida. Meil on majas kindlasti 2 inimest. Järgmised üksikasjad, mida kuulete, on äärmiselt häirivad. Politsei leiab Tara kodu keldrist ämbrist ära lõigatud pea. Võimud kinnitavad hiljem, et see oli Tara poja, 24-aastase Shad Therioni pea. Green Bay politsei andmetel oli Shadi pea peale asetatud rätik ning lähedal asuvalt madratsilt leiti kuivanud verd. Politsei märkab veel midagi. Ülejäänud Shad Therioni keha on kadunud. Kuidas saab midagi nii kohutavat üldse juhtuda? Ja kes võiks olla nii rikutud, et seda teha? Politseinikud peavad välja selgitama, kellega Shad Therion viimati koos oli. Tema ema avaldab uurijatele, et viimati nägi ta oma poega koos naisega nimega Taylor Coronado. Pea meeles, Shad ja Taylor on teineteist tundnud juba keskkoolist saadik, nii et Tara teabki teda ainult selle nime järgi. Uurijad lähevad Taylori viimati teada olevasse aadressi Eastmani Avenue korteritesse ja seal leiavad nad vereraja. Kas see on veri? Kas see tundub sulle verena või ma lihtsalt kujutan seda ette? Verised jalajäljed. Näed seda siin? Võib-olla on see vale veri. Tere Taylor, kuidas saab politseinik Russell Green Bay politseist? Osakonnast, veendus sul poleks midagi kaasas, koos Tayloriga. Taylor, kas sul on veel midagi randa jaoks? Palun pane käed selja taha. Kas meil on Adam 3 tulemas? Üks on see, mille juurde nad tagasi tulid. Anna meile teada, kui me kõik valmis oleme. Lea. Politseinikud panid Taylori patrulliauto tagaistmele. Ta ütleb vaevu sõnagi ja on üllatavalt rahulik naise kohta, kes on just arreteeritud jõhkra mõrva eest. Pärast politseijaama saabumist viiakse ta ülekuulamisruumi, kus detektiivid alustavad tavapärast tõendite kogumise protsessi. Nad teevad fotosid. Pääd jälle välja, hoiame käed seal mõnda aega väljas. Siin. Hästi. Kas sa saad minu eest üle tulla? Lõpuks vahetada tänavariided vangla vormi vastu. Talle loetakse ette Miranda õigused ja ta ütleb, et on valmis detektiividega rääkima. Tavaliselt alustavad uurijad ülekuulamisel küsimustega tasapisi, kuid seekord mitte. Nad peavad teada saama, mis ometi selles keldris juhtus. Nad leidsid sealt majast üsna häirivaid asju. Tõesti? Ja. Väga palju verd. Kus on ülejäänud keha? See on seal. See on tema juures. Kas see on majas? See on tema juures. Olgu, kas keegi hoidis teda? See on hea küsimus, sest mul oli selle mälutümp. Kas sa arvad, et see keha on ikka veel seal? Ma ei näe põhjust, miks mitte, kui just see ise ära ei liikunud, mis on täiesti võimalik. Sa tead küll, ma tean. Mis sa arvad, Tood? Või kas sa üldse arvad midagi? Ma olin kohe voodi juures. Ma kaisutasin teda voodi juures. Sa tegid mida? Ma kaisutasin teda voodi juures. Kas me kuuleme õigesti? Kas Taylor Shabisnes ütleb mitte ainult, et ta tappis Shadi, vaid ka, et ta oli pärast seda tema surnukehaga kaisus? Ma ei tea, seal on see kett, seal on see keti asi, et ja siis ma just nängin sellega. Olgu!
ja me olime, suitsetasime, eks. Ja siis ma olen kindel, et ma olen asjade seletamises kootav. Vaatame siis. Ja siis tuli see kett, eks. Ja siis panid selle talle kaela samal ajal, kui me jamasime selle asjaga. Ja siis ma ei tea, ma panin seda peale ja siis ma ei tea. Nii et sa suitsetad. Mis see oleks? Mis see oleks? Kristallmeid. Ice. Viis, kuidas Taylor räägib Shadist, ajab sul judinad üle selja. Talle tundub, et see on lihtsalt nilbe nali. Kiire hoiatus. Järgmine osa on väga üksikasjaliku seksuaalse sisuga. Soovitame kuulajatel olla ettevaatlikud. Taylor kirjeldab seda konkreetset seksuaalset kohtumist Shadiga kui erootilist lämbumist. See tähendab, et tahtlikult piiratakse aju hapniku varustust seksuaalse erutuse eesmärgil. Taylor ütleb, et nad tegid seda ka varasemates seksuaalkogemustes. Äga seekord ütleb Taylor, et ta pani Shadile metallist keti kaela ümber. Kas seda võiks pidada eelmänguks? Jah. Jah, oli küll. Ja siis ma ei tea. Ja siis ma lihtsalt ei teatunud. Ma ei tea, miks. Ma ei peatunud. Olgu, nii et sulle meeldib, kui sind kägistatakse, kui sa juukseid tõmmatakse või sulle meeldib seda kellelegi teisele teha? Mulle meeldib seda kellelegi teha. Seksi? Mul pole aimugi. Ma arvan küll. Kas sa oled seda varem teinud? Jah. Jah, talle meeldib see. Ta naudib seda. Taylor ütleb, et ta teadis, et asjad olid läinud liiga kaugele. Ometi ei helistanud ta numbrile 911. Kas sa oled proovinud helistada tema emale või isale või kellelegi teisele majas? Kas sa oled proovinud kutsuda kiirabi? Miks mitte? Seda pole varem juhtunud. Nii et nii. Sa tahtsid teda? Sa ei tahtnud? Aatende, sa tahad oma N1. Sa tahtsid, et ta sureks. Või tema tahtis. Ma püüan aru saada. Ma ei tahtnud, et ta sureks tegelikult. Aga ta siiski suri. Ta on minu kehas, aga see juhtus jälle. Juhtus jälle. Aga kas sa siis tundsid vajadust teda aidata? Lõpeta tema kägistamine või kutsu kiirabi. Sa ei tundnud vajadust seda teha. Ma ei tea, miks lihtsalt juhtus nii kiiresti. Taylori enda sõnade järgi on tal alati olnud tume ja väärastunud filosoofia, kui asi puudutab surma. Ma ei tea. See ongi see asi, mis mul on see alati olnud, et küll kas sa oled kunagi midagi nii väga armastanud, et sa tapad selle. See juhtub minuga. See ongi see tunne, mis mul on. Ma armastan midagi nii väga, et ma tapan selle. Ma armastan seda nii väga ja siis tapan selle. See juhtubki minuga. Taylori väidetav ülestunnistus võib sind öösel üleval hoida. Ta ei mäleta mitte ainult Shadi viimaseid hingetõmbeid, vaid, ja see on minu jaoks raske öelda, ta jätkas tema surnukeha seksuaalset väärkohtlemist. Nii et sina avastasid ta surnukeha? Jah. No, mida sa surnukeha tegid? Ma olin seal ja siis olin kuskil see. Nad on vajas. Usk, jah. Oli nagu, jah. Ender üleval, allkorrusel, absoluutselt. Keldris, ma olin temaga maa all ja siis ma tean, et võtsin pea. Ma tahtsin seda pead. Kas sa tõid kellegi sisse? See on kaubikus. See on... Mis see on? See on jalga võib-olla? Jalg, ma arvan, et see on jalg. Jalg. Ja jalg. Võib-olla. Ma ei tea, lihtsalt. Ma mõtlen. Ma pidin kõik kaasa tooma ja siis ma mõtlen, et issand. See oli segane. Nii et ma lihtsalt jätsin selle sinna. Ma muutusin laisaks ja nii ma tegingi. Nii et ma olen nagu... See on kõik. Nii et võib-olla on kaubikus jalalaba kui jalg. Mida sa siis peaga tegid? Ma unustasin, et see oli kaubikus, nii et jah. Mida sa peaga tegi? Pea panin sinna ämbrisse, sellesse musta ämbrisse. Must Amber. Teek peal. Ja mis siis sinna jäi? Kas jätsid pea? See on ikka veel ämbris. See on kohe trepi juures. Kui me sinna jõudsime, sain aru, et see on tõesti imelik. Nii et ma ei saa seda riski võtta. Ma olin lihtsalt toas, aga... Aga millal sa hakkasid tema peha tükeldama? Ma ei tea, ma tõesti ma imesin ja lõikasin samal ajal. Me ei ole kindlad, mis põhjustas riiete vahetuse.
kuid teine uurija ruumis tahab rohkem detaile selle kohta, mida Taylor tegi Shadi kehaga. Aga tead? Kas sa ei arva, et sa lõikasid küünarnukkidest ära? Jah. Okei, sa lõikasid mõlemas käed ära küünarnukkidest. Ma loodan küll. Sest nagu ma ütlesin, et see tükeldamise protsess, mille ma tegin, oli tõesti väga segame, sest ma vajusin ära ja siis ma olin nagu saagisin ära. See, mida ta praegu üles tunnistab, on nii mitmel tasandil jälk ja häiriv. Kuid esialgsel ülekuulamisel paneb Taylor oma väidetavad teod narkootikumide süüks. Ta väidab, et on pärast metafetamiini tarvitamist olnud mitu päeva magamata. Kas ainult narkootikumid suudaksid seletada seda, mis juhtus Shadiga? Detektiivid ei usu seda ja on peagi avastamas šokeerivaid tõendeid, mida neil on vaja ülejäänud juhtumi ülesehitamiseks. Shadi keha puuduvad osad. Taylori vastu esitatud kriminaalkaebuse järgi, mille sai Law and Crime, said detektiivid täiendavat teavet, mis väidetavalt pärines Shadi emalt. Ta teatas, et Taylori kaubik oli tema maja ees parkinud umbes 1 päeva, kuid nüüd oli see kadunud. Politsei leiab kaubiku Taylori korteri juurest. Taylori kaebuses on kirjas, tsiteerin. Patrull ja teised detektiivid olid Eastmani Avenue aadressil, kus oli pargitud kaubik, mida Shabusiness oli kasutanud ja kus Shabusiness võeti vahi alla ning kaubikut uuriti hiljem. Detektiiv Luberta teatab, et juhiistme tagaistmel oli hautamispoti karp. Kohtuarst doktor Vincent Tranquita läks karbi juurde, mis oli riiete korvi peal ja leidis sealt veel inimkehaosi, sealhulgas jalad. Järgnevatel päevadel viiakse Taylorit erinevatesse kohtadesse ja ta jäetakse tundideks ülekuulamisruumidesse istuma. Kuid just siis, kui ta on taaskord ülekuulamisele teel politseiauto tabaistmel, toimub muutus ja tõeline Taylor hakkab välja ilmuma. Ma lähen praegu hulluks. Olgu. Sa ei tohiks liiga kaua mu auto tagaistmel olla, eks? Ma lähen praegu hulluks. Mul on sulle midagi öelda. Ma vannan Jumala nimel Isegi kui teda viiakse politseijaoskonda, ei muutu tema käitumine. Mõnikord tundub, et ta vaatab otse politseiauto kaameratesse, just kui teaks, et teda filmitakse. Vihka neid kõiki. Ma vihkan, et olen 2 jagunenud. Ma tõesti vihkan seda kogu aeg. Kogu aeg. See on lihtsalt natuke tüütu. Ma juba õudesin ja saada. Olen lihtsalt siin. Jah, mul on praegu raskusi, sest ma ei näe. Ma ei näe üldse korralikult. Üldse mitte. See on probleem. Ma ei näe korralikult. Mul on praegu probleem oma kuradi silmadega. Ma ei näe korralikult. Üldse mitte. Ma ei näe kuradi ma midagi. Kas sa saad mind sellest kuradi sõidupist välja aidata? Püha. Kristuse nimel mees. Ta tuuakse tagasi ülekuulamisruumi 28. veebruaril. Kohtuarsti doktor Tranquita lahkamisaruandes ilmneb veel üks häiriv detail. Seetõttu küsisid detektiivid selle kohta Taylorilt. Nagu kohtuarst minult küsis, kas tal oli kogemusi näiteks liunikuna töötamises või millegi sellisega või loomade töötlemises või hirvejahis või millegi sellisega? Ei. Olgu. Kas saaksid lihtsalt öelda, et mõned asjad, mida ta nägi, panid teda mõtlema, et võib-olla sul oli varasem kogemus selliste asjadega? Nii et ilmselgelt, kui me varem rääkisime, siis ta rääkis meile, mis juhtus ja tema ema keldris. Üks asi, millest me tegelikult ei tahtnud liiga palju rääkida, natuke rääkisime sellest, kas see on Kas see on põhjus? Miks? See on hägune. Minu jaoks. Sul on sellest hägune mälestus. Väga hägune. Mida sa mäletad?
kummalisel kombel ütlen ma seda, et ma näen, et seda tegemas justkui kõrvaltvaatajana. Taylori süüdistusdokument kirjeldab täielikku lugupidamatust Shadi säimete suhtes. Kohtuandmete kohaselt leiti üks meessuguelund samast ämbrist koos Shadi peaga, samuti kehavedelik ja 2 nuga. Avalduses öeldakse, et, tsiteerin, teisi kehaosi leiti keldrist teistest kottidest, sealhulgas kileostukottidest, koos 3 noaga, nende hulgas kööginugadele vastav leivanuga. Hoiukastist leiti ülakeha. Ülakehal olid arvukad jäigad lõikehaavad kohas, kus pea oli eemaldatud, mis vastasid eraldatud peavigastustele. Samuti leiti hoiukastist kööginoale vastav lõikenuga ja mitu siseelundit. Taylori teise ülekuulamise ajal ütleb ta, et see, kes on Shadiga midagi sellist teinud, peaks elu lõpuni vanglas olema. Mõtlen, nagu sa ütlesid, kui keegi tapab kellegi ja tükendab ta, kas sa kujutad ette, et see inimene tegelikult vanglisse läheb? Jah, see jama oli. Ja siis ta lihtsalt läks ennast välja, ma ei teagi, nagu issand jama küll. Kas sellel väitel on kohtusaali jõudes hoopis teine tähendus? Taylor Shabiznessile on esitatud üks süüdistuspunkt esimese astme tahtliku mõrva eest, üks laiba moonutamise eest ja üks 3. astme seksuaalse rünnaku eest. Ta viibib Browni maakonna vanglas trellide taga. Tema kautsioon on määratud $2 miljoni suuruseks sularahad. Kuigi Taylor tunnistab ülekuulamisele tappis Shadi, väidab, et ei ole süüdimatuse tõttu süüdi. Kui need õõvastavad üksikasjad jõuavad uudistesse ja internetti, on paljudel raske mõista, kuidas naine, kes muide on abikaasa ja ema, võiks toime panna nii jõhkra kuriteo. 22. aasta 17. märtsil annab Browni maakonna ringkonnakohtu kohtunik korralduse, et Taylor läbiks psühhiaatrilised hindamised. Kuna Taylori kaitse tugineb väitele, et ta ei ole süüdimatuse tõttu süüdi, peavad vaimse tervise spetsialistid hindama, kas ta on üldse võimeline kohtuprotsessil osalema. Alguses otsustab kohtunik Thomas Walsh, et Taylor on võimeline iseenda kaitsmisel osalema. Taylor ilmub Browni maakonna kohtusaali 23. aasta sõbrapäeval kohtuistungile. Kohtunik Walsh otsustab, et tema kohtuprotsess lükatakse edasi. Kuid kohe pärast selle otsuse tegemist pöörduvad kõik pilgud Taylori poole, kui ta hakkab kohtuniku ees oma kaitseadvokaati ründama. Pole päris selge, miks Taylor oma advokaati ründab. Me saame ainult oletada. Võib-olla on see sellepärast, et kohtunik lükkas kohtuprotsessi edasi. Võib-olla on põhjuseks juhtumit ümbritsev tugev tähelepanu ja surve. Või võib-olla sellepärast, et täna on Taylori ja Warreni 3. pulma aastapäev. Igatahes ütleb Taylori advokaat Quinty Jolly, et tema suhe Tayloriga on pöördumatult katki. Ta esitab avalduse, et Taylori juhtumist tagasi astuda. 27. veebruaril 2023 rahuldab kohtunik tema taotluse. Taylori jaoks määratakse uus kohtu määratud advokaat Christopher Froelich. Ja nüüd on järgmine kohtuistung kavandatud 24. märtsiks 2023. Pärast Taylori rünnakut kohtusaalis oma eelmise advokaadi vastu otsustab kohtunik, et ta on piisavalt pädev kohtuprotsessil osalemiseks, hoolimata tema uue advokaadi vastuväidetest. Mõni kuu hiljem, juulis 2023, annab kohtunik Taylorile loa uue kohtukõlblikkuse istungi pidamiseks. Juuli 23 kohtukõlblikkuse istungil kirjeldavad eksperttunnistajad oma kohtumisi Taylor Shabiznessiga. Üks psühholoog kirjeldab eriti ühte juhtumit, kus Taylor väidetavalt viskas tema suunas tooli. Siis, kui ma alustasin intervjuud, küsisin ma tavapäraselt tema sünnikuupäeva ja rahvust. Siis tõusis ta äkitselt toolilt püsti, karjus ja läks toanurka. Võttis sealt, õnneks oli see plastiktool, ning viskas selle minu suunas üle toa. See ei tabanud mind. Seejärel istus ta rahulikult tagasi toolile ja ma helistasin valvuritele, kellel kulus paar minutit, et kohale jõuda. Samal ajal istusin ka mina tagasi ja küsisin temalt, miks ta seda tegi. Ma märkasin, et tema füsioloogiline reaktsioon oli kummaline, sest tal polnudki seda. Pärast seda, kui ta oli seda just teinud, olles äärmiselt vihane, visates tooli oma hindaja pihta. Palkas kaitsesind, aga mina lahkun. Ta istus seal ilma igasuguse reaktsioonita, lihtsalt ilmetu näoga. Ei mingit füsioloogilist reaktsiooni inimesel, kes oli just midagi sellist teinud. Dr. Diane Litton tunnistab, et Taylor ei ole kohtuprotsessiks pädev. Prokuratuuri eksperttunnistaja ei nõustu sellega. Või kohe pärast seda, kui Koste selliselt käitus, ta lihtsalt istus uuesti maha. See ei sobi kokku sellega, mida ootaks inimeselt, kellel on psühhootilise agitatsiooni seisund, mis tavaliselt nõuab märkimisväärset välist sekkumist või füüsilist kinnipidamist, et taastada käitumuslik enesekontrolli. Kohtunik Walsh otsustab taas, et Taylor on piisavalt pädev, et kohtuprotsessil osaleda.
Olen jälginud proua Shabusinesi suhtlemist oma advokaadiga. Loomulikult ma ei kuule, millest nad räägivad, aga siit ülevalt näen ma kõike, mis kohtusaalis toimub. Ma näen, kuidas nad suhtlevad ja arutavad. Proua Shabusnes annab märku, et ta arvab, et suudab temaga koostööd teha. Ta saab aru, millised on kohtusaali protseduurid ja osalejad. On olnud juhtumeid sobimatu käitumisega, mille kohta doktor Seiple siin tunnistuses märkis, et ta ei suutnud põhimõtteliselt välistada, et need on tahtlikku laadi. Olen rahul kogu mulle esitatud tõenditega ning usun, et usaldusväärsete tõendite ülekaal selles asjas ja minu hinnang nende usaldusväärsusele toetab järeldust, et härra Shabusnes on pädev kohtuprotsessiga jätkama. Ja ma teen selle otsuse nüüd. Taylori kohtuprotsessi avakõned algavad 24. juulil 2023. Kohe alguses kuulevad vandekohtunikud kõiki õõvastavaid üksikasju, mille prokurörid välja toovad. Te kuulete täna hommikul tõenäoliselt politseinikelt, kes sündmuskohale saabusid ja mida nad seal nägid. Ilmselgelt kinnitavad nad seda teavet, mis õiguskaitseorganitele Shadi olukorra kohta edastati. Kuidas nad leidsid ämbrist nii Shadi kehaosi kui ka noad. Te kuulete, et sel hetkel oli suhteliselt vähe muid kuriteole viitavaid märke. Saintele põrandal ei ole märkimisväärses koguses verd. Natuke siiski on. Te kuulete sellest, kuid õiguskaitseorganitel kulub aega, et aru saada, mis tegelikult juhtus. Kui ulatuslik oli süüdistatava tegevus selles juhtumis? Selleks hetkeks küsitlevad nad juba süüdistatavat ja ta annab neile infot. Näiteks, ei, Shad on ikka veel keldris. Ülejäänud osa temast on ikka veel keldris. Hea meeles, Taylor ei tunnistanud end süüdimatuse tõttu süüdi. See tähendab sisuliselt, et Taylor tunnistab kuritegu, kuid väidab, et oli selle toimepanemise ajal juriidiliselt süüdimatu. Kaitseavakõnedes rõhutab Taylori advokaat, et tõendamiskohustus lasub riigil. Riik peab tõendama teile kõigile vandekohtunikele iga süüdistuses nimetatud kuriteo iga elemendi ilma põhjendatud kahtluseta. Ameerika Ühendriikide põhiseadus eeldab, et iga kuriteo süüdistatav isik on süütu. Ja käesoleval juhul eeldatakse, et Taylor Shabusnes on süütu. Tema ei pea midagi tõestama. Kaitse ei pea selles asjas midagi tõestama. Miks? Sest kogu tõendamiskohustus lasub Wisconsini osariigi ringkonna prokuratuuril. Nemad peavad kõik faktid tõestama. Ja selles asjas kuulete te palju erinevaid fakte. Te kuulete palju erinevaid ütlusi tunnistajatelt, tavakodanikest tunnistajatelt, detektiividelt, politseinikelt, ekspertidelt, DNA-analüütikutelt, kohtuarstidelt, kõigilt neilt. Te peate kogu selle teaba arvesse võtma, kui arutate asja. Tal on õigus. Loomulikult lasub tõendamiskohustus riigil, kuid neil on ka ülekaalukad tõendid. Nad kutsuvad tunnistajapingile mitmeid tunnistajaid, sealhulgas reageerinud politseinikud ja hädaabikõne operaatori. Aga minu jaoks avaldasid kõige suuremat mõju Shadi lähedased, nagu Steve Hendricks, Shad Periani ema Tara poissõber. Ja kas sa saad mulle öelda, mis sellega juhtus? Tara äratas mind üles ja ütles, et ta arvab, et leidis Shadi oma poja, nii ta ütleski. Ma leidsin oma poja peaämbrist. Ma olin täiesti jahmunud. Ma ei uskunud teda. Ma arvasin, et tal on vaimne probleem. Ma arvasin, et tal on vaimne probleem midagi sellist. Muidugi. Kas sa mäletad, mis kell see võis olla? See pidi olema umbes 2 ja 3 vahel öösel. Ma tean, et see oli öösel keset ööd. Ja mingil hetkel ta tuleb tagasi ja räägib sulle midagi. Mida sa siis teed? Ma lähen alla, lähen trepist alla ja vaatan, millest ta räägib. Ja ma ei näe midagi, nii et me lähme tagasi üles ja mõtleme, mida kuradit teha. Nii et mida sa täpsemalt teed, kui alla lähed? Ma läksin keldrisse ja vaatasin seda ämbrisse, millest ta rääkis, aga ma ei tea, mu mõistus tõrjus selle kõik välja. Kõik, mida ma nägin, oli nagu loomakarv või midagi sellist. Ma ei saanud aru, mis see oli. Samuti kuuleme esimest korda üksikasjalikult Shadi ema Tara vaatenurka, kes leidis esimesena oma poja tükeldatud peaämbrist. Kohtunik otsustas, et tema nägu ei näidata kaameras, seega on tema ütlused ainult helikujul. Mida ta järgmisena tegi? Ma läksin tagasi maja teisele korrusele ja äratasin Steve'i üles.
et ta kinnitaks, et ma nägin seda, mida ma nägin. Olgu. Ja mida Steve tegi? Ta tõusis üles ja läks koos minuga alla korrusele. Ta vaatas ämbrisse, aga ta ei saanud kinnitada, et see oli see, mida ma arvasin, et see on. Mida tegite teie ja Steve järgmisena? Me läksime tagasi teisele korrusele, sest seal olid meie telefonid laadimas. Ja otsustasime, kas helistame hädaabinumbrile 91 või mitte hädaabinumbrile. Ma ei suuda ette kujutada, et leiaksin kedagi sellises seisundis, eriti mitte kedagi, keda ma armastan. On veel üks tunnistaja, keda kohtuniku otsusel kaameras ei näidata, ja see on Shadi õde Eva. Ta tunnistab, et oli tegelikult kodus, võib-olla samal ajal kui Shad ja Taylor. Kas mingil hetkel kuulsid sa elukohas teisi inimesi? Jaa. Mida sa kuulsid? Ma kuulsin lihtsalt samme allkorrusel. Kui sa ütled allkorrusel, kas sa mõtled treppi teiselt korruselt esimesele või treppi? Keldrist esimesele korrusele. Keldrist esimesele korrusele. Kas see oli midagi, mida te tol päeval sageli kuulsite? Jaa. Aga inimeste hääled. Kas te kuulsid inimeste hääli 22. ja 23. vahelisel ööl? Ma kuulsin naise häält. Kas te teadsite, kes see oli? Ei. Kas te nägite tol kuupäeval, 22. või 23. elukohas kunagi naist? Ei. Kas te mäletate täpselt midagi, mida naishääl ütles? Ei. Kas te kuulsid ühte, kahte või rohkem kui kahte häält? Ainult ühte häält. Ja kas sa teadsid midagi selle kohta, kellega see naine rääkis või kas ta üldse kellegagi rääkis? Ei. Kas mingil hetkel jäid sa 22. ööl vastu 23. magama? Jah. Ja kuidas sind sel päeval äratati? Mind äratas politsei, kes koputas mu uksele. Mis juhtus, kui politsei su uksele koputas? Ärkasin üles ja nad käskisid mul kööki tulla. Pärast emotsionaalselt rasket päeva Shadi perekonna tunnistustega keskendutakse järgmisel päeval taas füüsilistele tõenditele. Prokuratuur kutsub tunnistajapingile doktor Vincent Tranquita. Tema on kohtuarst, kes viis läbi Shadi lahkamise. Minu meditsiiniline arvamus on, et Shad Terriani surma põhjuseks oli kägistamine ning surmaviisiks oli tapmine. Doktor Tranquita annab tunnistus Shadi lahkamisel nähtud õõvastavate füüsiliste tõendite kohta, nagu lillakas värvimuutus, lõhkenud veresooned ja sügavad verejooksud kaelapiirkonnas. Tunnistust on raske kuulata, kuid prokurörid usuvad, et see on vajalik, et vandekohus mõistaks täielikult, mis Shadiga juhtus. Tahtsin lihtsalt sellele viimasele punktile veel kord tähelepanu pöörata, doktor. Te märkisite mitmes kohas, kus nägite kägistamise tunnuseid. Kas need samad piirkonnad võimaldasid teil teha mingisuguse järelduse või kujundada arvamuse selle kohta, kui palju jõudu või kui kaua seda jõudu kaela suhtes rakendati? Vastuväide, oletuslik spekulatsioon. Ma arvan, et just see ongi tema professionaalne roll. Milline maailm? See on väga suur jõud. Me ei räägi ainult pindmistest virastustest, näiteks nahale. Kaela külgedel olevates väga paksudes lihastes on vigastusi. Kas selle all olevates pehmetes kudedes on vigastusi? Kõigis kaela ümbritsevates pehmetes kudedes on vigastusi. Ja kaelalüli samba eesmise osa pehmes koes on samuti verejooks. See on verejooks, mis ulatub läbi mitme kaelakihi sügavale, mis viitab sellele, et on rakendatud suurt jõudu ja tekkinud tõsine vigastus. Doktor, nagu me oleme kuulnud, on ilmselgelt kehal märkimisväärne hulk moonutusi või vigastusi mitmes erinevas kohas. Kas te saate kirjeldada, kuidas te suudate kindlaks teha, et need muud lõikevigastused kehaosadele on tekkinud pärast surma, mitte ei põhjustanud Shadi surma? Minu läbivaatusel kehal oli ulatuslik postmortem moonutamine. Ja ma usun, et see on postmortem moonutamine, sest nende vigastustega ei kaasne verejooksu. Teisisõnu, mul on väga olulised. Mul on mitu terava jõuga tekitatud traumat, mitu torkehaava, mitu läbitorget, mitu lõikehaava nahal, sügavad lõiked lihastes ja kõõlustes ning pehmetes kudedes, sügavad lõiked luudes.
aga kõik need lõiked on mitte hemorraagilised. Teisisõnu, nendega ei kaasne verd ega verejooksu. Need vastavad surmajärgsele moonutamisele. Teisisõnu, vereringet enam ei toimu. Vaskulaarsüsteemis on tegelikult väga vähe verd alles. Kõik see viitab sellele, et keha tükeldati pärast surma. Minu meditsiinilise arvamuse kohaselt oli selleks hetkeks möödunud päris mitu tundi. Meil on pea maha raiumine, keha tükeldamine ja torsot läbiv lõige. Seejärel on keha sisemiselt sisikonnast tühjendatud. Teisisõnu, me oleme kehasse sisenenud erinevate lõigete kaudu, nii kõhupiirkonnas kui ka roiete vahel, kust ohvri elundid on eemaldatud, enamasti ükshaaval. Meil on tegemist surnu kastreerimisega. Surnu on samuti kastreeritud. Meil on luudel, lõike või saagimisjälgedega vigastused. Minu meditsiiniline arvamus on, et see oleks võtnud üsna palju aega. On veelgi häirivamaid tõendeid, nagu Taylori veebiotsingute ajalugu ja tema vaimustus ühest kurikuulsast Wisconsini sarimõrvarist. Oli otsinguid selliseid asju nagu? Ma esitan vastuväite. Asjakohasus. Ma mõtlen otsingud telefonis. Inimesed otsivad, uurivad, vaatavad igasuguseid erinevaid asju. Ma väidaksin, et mõned neist asjadest võivad olla üleskütvad ja pigem eelarvamusi tekitavad kui tõendusliku väärtusega. Kas ma võin vastuväite tagasi lükata? Te võite küsimusele vastata, proua. Asjad nagu leegitsev pentagramm, Jeffrey Dahmer, asjad nagu need. KKK, ma usun, on üks neist. Ja detektiiv, kas teate, kas te märkisite üles nende vastavate otsingute kuupäevad ja kellaajad, mida peate oluliseks? See oli umbes mõrva toimumise ajal. Kas päevadel vahetult enne seda? Jah, päevadel vahetult enne seda, jah. Ta otsis teavet Jeffrey Dahmeri kohta. Ja siis ta otsis laiba definitsiooni Jeff Boyardit, täispuhutava nuku kohandatud nägu. Ma ei suuda ette kujutada, mis võib vandekohtunike peast läbi käia. Siin on naine, keda süüdistatakse kohutavas kuriteos ja nüüd kuulevad vandekohtunikud tema häirivast kinnisideest Jeffrey Dahmeri suhtes. Preili Laberta, ma usun, et eile katkestasime siis, kui te arutasite oma analüüsi Preili Businessi telefoni kohta ja sellele järgnenud Google'i määrust, millega saadi telefoni andmed. Kas te saate selgitada 2 erinevat otsingut, mida te tegite telefonis ja seejärel Google'i määrusega? Muidugi. Esimese otsingu, mille ma tegin telefoni ehk mobiilseadme enda kohta, tegin 2 märtsil ja see hõlmas ainult telefoni sisu. Ja siis, kui ma arutasin seda arvutiforensika analüütiku Donovskiga, soovitas ta, et võiks teha täiendava määruse lisateabe saamiseks nende e-posti aadresside, Gmaili aadresside kohta, mis olid telefoniga seotud. Ja see oleks olnud täiesti eraldi määrus ja eraldi otsing. Ja kui te vaatasite telefoni andmete väljavõtted 2. märtsil 2022, kas te märkasite seal mingeid otsinguid, mis olid seotud Jeffrey Dahmeriga? Jaa. Kas oli 1? Kas oli rohkem kui 1? Kui palju neid oli? Kokku oli 24 otsingut. Näiteks sellised asjad nagu Jeffrey Dahmer, Jeff Boyardi, Jeffrey Dahmeri tagumik. Jeffrey Dahmer, kes kõnnib kohtusaali sisse väga seksikat. Tal on mobiiltelefon pea kõrval. Mobiiltelefoni ekraanil on pilt Jeffrey Dahmerist ja ta teeb sellega selfit ning naeratab, just kui nad teeksid koos selfit. Ja mis kuupäeval see foto tehti? See oli 12. veebruar 2022. Võib-olla hakkab vandekohtunikele kohale jõudma, et Taylor tegi selle selfie vaid mõned päevad enne Shadi mõrva. Järgmisel päeval lõpetab prokuratuur oma juhtumi esitamise. Kaitse otsustab mitte ühtegi tunnistajat esitada ja Taylor otsustab, et ta ei astu tunnistaja pingile. Kas sa saad sellest aru? Jah, saan küll. Olgu. Teie advokaat annab mulle märku, et ta soovib, et ma loeksin selle juhise vandekohtule ette. Kas see on õige? Ja sa oled sellega nõus? Kas sa tunned, et vajad rohkem aega, et temaga sellest otsusest rääkida? Olgu. Kõik tõendid on esitatud, nüüd on aeg lõppsõnadeks.
see on Caleb Saunders prokuratuuri poolt. Selles intervjuus oli palju kohti, kus kostja ütles teile täpselt, mis tema kavatsus selles asjas oli, eks? Tema nägu muutus lillaks, eks? Ta kirjeldab seda ja kuidas ta kõi verd. Ja te teate, et see on täpne, eks? Sest te kuulasite doktor Tranquita tunnistust. Te nägite neid fotosid. Ta näeb seda oma silmaga ja mida ta ikkagi ütleb, ma ikkagi ei lõpetanud. Ei, ta tundis ühel hetkel südamelööke, eks? Ta räägib sellest, kuidas ta tundis tema südamelööke ja ta jätkas tõmbamist, aga ta ei surnud ja ma lihtsalt tahtsin teda. Ma mõtlesin, kurat küll. Hästi. Ta isegi tunnistab, et Chad võitles sel hetkel vastu, et ta püüdis vastu hakata, eks? Kuulsid ka doktor Tranquitalt, kuidas ühel hetkel paistis, et selle kohta olid märgid, kui krae libises mööda keelt üles. Ta ütleb sulle, et ma ootasin, kuni ta sureb. Mulle meeldis see. Oma lõppsõnades väidab kaitse taas, et Taylor polnud täie mõistuse juures ja seda, mida ta ülekuulamisel ütles, ei saa võtta puhta kullana. See oli Christopher Frolich kaitse poolt. Ta ütleb mõnele detektiivide küsimusele, et tal pole aimugi. Kas sa mäletad, et nägid videot ekraanil? Ma palun, et te meenutaksite, et tal olid sobimatud naerud, sobimatud naeratused, kummalised vastused. Ma väidan, et ta ütles, et tal ei olnud vahekorda. Tal ei olnud peenise ja tupe vahekorda Chatterieniga. Ta ütles, et ta tuli elukohta ja nad läksid alla korrusele ning 5 minuti jooksul läksid nad asja kallale, mida iganes see ka ei tähendaks. Ta rääkis intervjuus detektiiv Raffiga lihaste taastamisest või lihasteks taastamisest. Mõnikord ta ei reageerinud. Ta rääkis sellest, et kuulis püssilaskusid. Aga ma usun, et detektiiv Raff ütles, et Stony Brooki, Eastmani Avenue või mõne muu koha piirkonnas ei olnud ühtegi püssilasku. Ta ütles, et ta oli paranoiline. Ta ütles veidraid asju näiteks, mulle ei meeldi avatud ruumid. Mulle ei meeldi avatud ruumid. Ühtegi riideeset ei võetud seljast. Ei mingit suudlemist. Žürii arutab juhtumit ja ma ei usu, et olen kunagi varem näinud, et otsus tehakse nii kiiresti. Žürii arutab vähem kui tund aega. Esimene otsus kõlab järgmiselt. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Taylor Denise Chabisnes on süüdi esimese astme tahtlikus tapmises, nagu on esitatud süüdistuse punktis 1. Kuupäevaga tänane päev, 26. juuli 23, allkirjastatud žürii esimehe poolt. Teine otsus kõlab järgmiselt. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Taylor Denise Chabisnes on süüdi laiba moonutamises, nagu on esitatud süüdistuse punktis 2. Kuupäevaga tänane päev, 26. juuli 23, allkirjastatud žürii esimehe poolt. Järgmine otsus kõlab järgmiselt. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Taylor Denise Chabisnes on süüdi 3. astme seksuaalses rünnakus, nagu on esitatud süüdistuse punktis 3. Kuupäevaga tänane päev, 26. juuli 23, allkirjastatud žürii esimehe poolt. Taylor Chabisnesi juhtum ei ole veel läbi. Kuna ta väitis, et ei ole hullumeelsuse tõttu süüdi, liigub tema juhtum päev pärast otsust teise faasi. Teises faasis on sama kohtunik ja žürii. Ainus erinevus on see, et kaitsel lasub tõendamiskohustus. See tähendab, et nüüd peavad nad veenma žüriid, et Taylor Chabisnes vastab süüdimatuse õiguslikule kriteeriumile. See otsus võib lõpuks määrata, kas Taylor veedab ülejäänud elu vanglas või saadetakse ta riikliku vaimse terviseasutusse. Siin on Taylori kaitsja Christopher Frolich taas oma avasõnavõtus. Nii et kaitsel lasub tõendamiskohustus. Selles küsimuses, kas meie klient vastutab nende kuritegude eest? Aga me usume, et tunnistused ja tõendid näitavad, et kuriteo toimepanemise ajal oli tal vaimuhaigus või puue. Me usume, et info ja tunnistused näitavad ning loodetavasti viivad teid järelduseni, et te jõuate selleni. Tal puudus oluline võime mõista oma käitumise väärust või kohandada oma käitumist seaduse nõuetega. Ja mida ma palun, on see, et te lihtsalt istuge rahulikult, kuulake hoolikalt, mida need eksperdid ütlevad ja tehke siis aus ja õiglane otsus. Aitäh! Süüdistuse seisukohalt on nende arvates argument lihtne. Siin on taas Caleb Saunders süüdistuse poolt.
võtame kõigepealt ilmse ette. see, mida Braille ja Business tegi Shadile, on häiriv. See on käitumine, mida me tihti ei näe. See on käitumine, millest sa võid kuulda ja mõelda, et issand, see inimene ei saanud küll sel hetkel mõistuse juures olla. Ma ei hakka siin istuma ja proovima teid ümber veenda. Aga te olete juba hoolikalt kuulanud tõendeid ja järginud seadust, mille kohtunik teile andis. Ja teete seda ka edaspidi. Sest teile öeldakse, mis on vaimuhaigus või puue ja mis see ei ole. Vaimuhaigus ei ole. Antisotsiaalne käitumine. See ei ole käitumine, mis on põhjustatud kontrollitava aine kasutamisest. Ajutine vaimne seisund, mille on põhjustanud kontrollitava aine. Inimene ei ole vaimselt haige ainult sellepärast, et ta teeb midagi ebaloomulikku. Midagi nii ränka, mis on lihtsalt arusaamatu. Eks? Teile antakse juhised, et need ei ole vaimuhaigused ega vaimupuuded. Nii häiriv, kui see käitumine, millest te juba kuulsite ka on, või võib olla, ei lõppe analüüs sellega. Kuigi kaitse ei esitanud Taylori kohtuprotsessi esimeses faasis ühtegi tunnistajat, on seekord olukord täiesti erinev. Kaitse kutsub tunnistaja pingile mõned tunnistajad, kuid see on esimene kord, kui kuuleme kedagi Taylori perekonnast. Kaitse kutsub Taylori isa Arturo Coronado. Kas kunagi jõudis asi sinnamaani, et sa ei tahtnud enam, et ta seal elaks, sest tema käitumine või vaimne seisund halvenes? Ei, ma armastan oma tütart, nii et teen kõik, mis vaja, et teda aidata. Arturo tunnistuse kohaselt Taylori kohtuprotsessi teises faasis algasid Taylori tõelised probleemid siis, kui tema abikaasa Warren väidetavalt tutvustas talle kangemaid narkootikume. Härra Coronado, kas te teadsite, kas teie tütar töötas sellel ajal, kui ta elas teie juures Moraine Vale? Ei, ta ei töötanud sellel, ei. Kas te teate midagi tema tööajaloost täiskasvanuna? Muidugi. Ja kas tal oli varem töökohti olnud? Jah. Kas teate, kus ta töötas? Ta töötas Saputo firmas. Ta töötas seal paar aastat Saputo firmas, ilmselt 3,5 aastat. Ja kas see oli suhteliselt hiljuti? Enne tema arreteerimist loomulikult. Jah, muidugi. Eni? Jah. Tal läks seal ka väga hästi, kuni tema poissõber või abikaasa vanglast välja sai. See pööras kõik pea peale. Ja, osaliselt just metamfetamiini tarvitamise tõttu, eks? Jah. Nii et Tayloril läks päris hästi, kuni ta hakkas narkootikume tarvitama. Mis narkootikum see oli? Met, heroin, mis iganes veel, ma ei tea. Marihuana, jah, ma ei tea. See poiss tegeles sellega juba varem, lihtsalt täielik kaotaja ja ta tõmbas mu tütrega sellesse jama. Pole selge, kui kaua on möödunud sellest, kui Taylor oma isa viimati nägi, kuid isa ja tütar näivad teineteist nähes õnnelikud. Kui ta kohtusaalist lahkub, ütlevad Taylor ja tema isa teineteisele, ma armastan sind. Ja Taylor sosistab oma isale midagi otse vandekohtu ees. Armastan sind. Ma armastan sind. Lase käia, Bear. Lase käia, Bear. Lase käia. Aitäh. Väidetavalt sosistab ta, lase käia, Bears, pidades silmas Chicago Bearsi. Siiski jätkub tunnistamine. Kaitse kutsub doktor Diane Litteni. Nii et Taylori esimest kohtuprotsessi hindas ta Taylorit ning ta on sama psühholoog, kes andis tunnistusi juulis toimunud eelistungil, kus Taylor väidetavalt viskas tema suunas tooli. Minu arvamus on, et ta kvalifitseerub süüdimatuks tunnistamisele vaimuhaiguse või puude tõttu. Minu arvamus on, et ta ei olnud vastutav. Ta ei olnud vastutav vaimuhaiguse tõttu. Ta ei olnud kuritegeliku teo eest vastutav, sest sündmuse ajal oli tal vaimuhaigus ja see mõjutas nii. Tal puudus oluline võime mõista oma teo valesust sellel hetkel, kui tapmine toimus. Aga samuti ei suutnud ta oma käitumist kontrollida ega sellele vastavalt tegutseda. Tal puudus tahteline kontroll, ta ei suutnud oma käitumist seaduse nõuetega kooskõlla viia. Tal puudus võime end kontrollida. Lähtudes oma kogemusest ja väljaõppest.
see inimene seal on psühhootiline. kui kaitse lõpetab oma juhtumi esitamise, kutsub riik välja oma eksperdid, nagu doktor Kristiina Ingen, kes ei nõustu doktor Litteni järeldustega. Diagnoosid, mille ma pakkusin, olid metamfetamiini tarvitamise häire ja see kehtis Braille'i Businessi üldise metamfetamiini tarvitamise kohta selle perioodil. Metamfetamiini joobe diagnoos pandi sellepärast, et ta kasutas metamfetamiini kuriteo toimepanemise ajal. Ja viimane diagnoos, mille ma panin, oli metamfetamiini põhjustatud psühhootiline häire. Ja ma pakkusin selle diagnoosi välja, sest Braille'i Business kirjeldas ning dokumentides oli viiteid paranoiale. Ma arvan, et ta tegi kommentaari lihaste taastamise kohta mõrva ajal ja see viitas mulle psühhootiliste sümptomite olemasolule, mida ma seostasin hiljutise metamfetamiini tarvitamisega. Lõppsõnades väidab kaitse, et Taylor vastab süüdimatuse juriidilisele määratlusele, tuginedes kuriteole, millest ta on süüdi mõistetud ja tema üldisele vaimse tervise ajaloole. ma väidaksin, et need vaimse tervise probleemid, mis tal on, põhjustasid kogu selle olukorra. Ja see on miski, mille üle peate mõtlema. Kas ta oli võimeline mõistma või kas ta suutis mõista oma käitumise valesust 22. veebruaril 22. Kas ta suutis oma käitumist sellel konkreetsel ajal seaduse nõuetega vastavusse viia? Aeg. Ja te nägite videot, me kõik nägime seda. Ta suutis. See oli väga veider, väga ebatavaline, väga kummaline. Tema käitumine. Tead, selles juhtumis on palju arste, aga Dr. Engine, tead, ta ei teadnud kunagi Sondravile paigutamise kohtumäärusest. Ole nüüd. Ta ei teadnud kohtumäärusest. Ja tal on doktorikraad ning ta väärib austust, aga siin juhtus midagi, kus see jäi kahe silma vahele, et ta ei teadnud sellest Sondravile paigutamise kohtumäärusest või sellest ravimite võtmise kohtumäärusest. Ja siis meil on doktor Saipel, tead, tema sai Bellini andmed, sai need minu käest. Ja ta teeb selle juhtumi kohta aruande ja ma leian, et see on uskumatu. On uskumatu, et ta ei saada. Kogu lugupidamise juures tema vastu, ta ei saada Bellini andmeid doktor Engine'ile, teades, et tema tuleb siia ja annab teie ees vandekohtunike ees tunnistusi. Ma leian, et see on uskumatu. Mina ei tee seadusi. Aga seadust, sa tead seadust, sest kohtunik luges selle sulle ette. Te peate kaaluma, kas ta on vastutav vaimuhaiguse või puude tõttu. Te peate kõige selle peale mõtlema. Kaitse ei ebaõnnestunud. On olemas rohkelt tõendeid, mis näitavad tema vaimse tervise ajalugu. Süüdistus väidab, et Taylori bipolaarne häire ei selgitanud ega õigustanud Shadi tapmist. Ma arvan, et süüdi oli narko. Ma süüdistan selles narkojoovet ja sellele järgnevat mõõna. Ma tarvitan narkootikume harva, siis lähevad kuud mööda ja siis tarvitan jälle narkootikume. Ta tunnistas mitmel korral nii hindajatele kui ka õiguskaitseorganitele, et tarbis enne neid kuritegusid märkimisväärses koguses metamfetamiini. Tunnistades, et tema ja Shad suitsetasid eelnevalt metamfetamiini. Ta räägib isegi sellest, kuidas ta oli veel metamfetamiini mõju all, kui ta laipa tükeldas. Lõppkokkuvõttes taandubki see juhtum sellele, eks, sest nagu me kuulsime vist igalt arstilt, on raske eristada psühhootilisi sümptomeid ja uimasti tarvitamist. Nii et kui me räägime sellest, kas kellelgi on vaimuhaigus või puue ja ta tarvitab vabatahtlikult metamfetamiini, siis on väga raske öelda, et see tuleneb mingist muust vaimse tervise probleemist. Õige. Ja see ongi mõnes mõttes loogiline meie talupoja mõistuse järgi. Aga lõpuks taandubki see juhtum sellele. Nagu kohtuprotsessi esimeses faasis jõudsid vandekohtunikud otsuseni tunni jooksul. Kas kuritegude toimepanemise ajal oli süüdistataval vaimuhaigus või vaimne puudulikkus? Vastus ei. Siis ei ole teisele küsimusele vastust. See on dateeritud tänase kuupäevaga 27. juuli 2023 allkirjastatud vandekohtu eesistuja poolt. Erimeelsusi vandekohtunike seas ei olnud.
see tähendab nüüd, et Taylor seisab tõenäoliselt silmitsi ülejäänud elu veetmisega Wisconsini osariigi vanglas. Taylori karistuse määramine on kavandatud 26. septembrile 2023. Ja nüüd peab ta taas silmitsi seisma Shadi perega. Kuid kui ta ilmub kohtusaali oma istungile, paistavad šerifi asetäitjad juba olevat kõrgendatud valmisolekus. Talle on määratud kandma süljetõkkemaskit ja ta jääb tooli külge aheldatuks. Shadi perele see aga ei näi korda minevat. See on tõenäoliselt viimane kord, kui nad viibivad samas ruumis naisega, kes julmalt tappis ja sandistas Shadi. Ohvri mõju käsikevate avalduste ajal ei hoia pereliikmed tagasi, kuidas nad tema suhtes tegelikult tunnevad. Näiteks Shadi onu Kelly. See ei ole minu jaoks mõistlik, et tal oleks isegi võimalus tingimisi vabastuseks, et tagasi tulla ja Velleli usaldust uuesti võita. Tead, sest see on kõige alatum asi, mida inimene teha saab. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma lihtsalt ei saa sellest aru. Ja kõige tähtsam on see, tead. Et nagu ma ütlesin, tead, abi on tasuta ja see on olemas. Sa otsustasid mitte abi võtta, tead, jah? Ma olen kindel, et sa teadsid, et sul oli probleem. Tead, sa ei saa seda lapsepõlve süüks panna. Tead, abi on olemas. Ja kui sa oleksid abi otsinud, siis sa ei oleks praegu selles olukorras. Keegi meist ei oleks selles olukorras, aga valida argpükslik tee, nagu sina tegid, ja panna teised kannatama sellepärast, et sina kannatasid, on päris. See nimi Taylor, see sülitab su välja. Ja ma ei ole mees, kes palvetab, aga pärast kohtunik Walshi, sinu Walshi, tänast karistuse määramist palvetan ma, et sind tabaks sama saatus nagu sinu elujõulist Jeffrey Dahmerit. Nii et head elu sulle. Aga Shadi isa Michael Therian šokeerib kõiki oma avaldusega. Taylor, ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma annan sulle andeks selle, mida sa mu pojale tegi. Jah, sa tegid halva valiku ja nüüd pead sellega elama. Aga tead, ma hakkan Shadi igatsema. Ta oli ka imeline laps. Kasvades oli ta lihtsalt rahuliku loomuga ja õnnelik. Ja ma tean, et sa tegid halva valiku. Ja nagu ma ütlesin, ma annan sulle andeks. Ja ma küsin kohtunikult, kas ta saab kunagi jälle vabaks saada, tead. See ei pruugi juhtuda varsti, aga ma usun, et kõik teevad halbu valikuid ja võib-olla mitte sellises ulatuses, aga ma arvan, et sul on palju lootust. Ma arvan, et sa saad oma aega kasutada ja paremaks inimeseks saada ja teha suuri asju ja tead, mul pole mõtet sind vihata, tead küll, ma tean. Ma tean, et sul on süda, ma tean, et sul on mõistus, ma ei soovi sulle halba ja ma loodan, et asjad lähevad sulle hästi. See on kõik, mis mul öelda oli. Aitäh. Taylori lõpliku karistuse osas esitasid nii süüdistus kui ka kaitse oma soovitused, kuid lõplik otsus jääb ainult kohtuniku teha. See kuritegu solvab inimlikku sündsust, see solvab inimväärikust ja kogu inimühiskonda. Tõesti, nii see on. Kui keegi kaotab oma elu asjatult, on see traagiline. See tõesti on nii. See on traagiline perele, sõpradele ja kogukonnale. Kui elu võetakse inimeselt sellisel viisil, nagu selles juhtumis, kus ohvri säilmed on tükeldatud ja pakitud anumatesse, on raske nendes tegevustes inimlikkust näha. See tõesti on nii. Seega vajadus avalikkust kaitsta. On oluline tegur, millega kohus peab samuti arvestama. Ja arvestades seda, mida ma just mainisin, on selge, et selles juhtumis on vaja avalikkust kaitsta. Nagu ma ütlesin, tundub see käitumine inimühiskonnast nii kaugel olevat, et see on ettearvamatu. See tõesti on nii. Ja kohas, kus sellist tüüpi kuritegu või tegu on võimalik ilma eelnevate hoiatusmärkideta, on tõesti kõik võimalik. Kus selline asi on võimalik, on tõesti kõik võimalik ja selle eest vajab avalikkust kaitset. Karistus on järgmine. Mis puudutab asja 22 CF 363 esimene punkt. See on esimese astme tahtlik tapmine kordav kurjategijana.
see on A-klassi kuritegu. ma määran eluaegse vangistuse ilma pikendatud järelevalve võimaluseta. ma usun, et see on asjakohane, arvestades minu poolt juba tehtud järeldusi. mis puudutab teist punkti, laiba moonutamine korduv kurjategijana F-klassi kuritegu, siis ma võtan omaks karistuseelse uurimisaruande koostaja soovituse. 7,5 aastat esmast vangistust, millele järgneb 4 aastat tingimisi järelevalvet. See lisandub esimesele punktile. Mis puudutab kolmandat punkti, 3. astme seksuaalne kallaletung korduv kurjategijana, G-klassi kuritegu. Määran 3 aastat esmast vangistust, millele järgneb 4 aastat tingimisi järelevalvet. See lisandub teisele ja esimesele punktile. Mis puudutab tühistamisjuhtumeid, siis määran igaühele neist 1 aasta vangistust. Need karistused kantakse samaaegselt teiste süütegude eest mõistetud karistustega. Taylor Shabusiness peab kandma oma eluaegset vanglakaristust Wisconsinis asuvas Tecumseh parandusasutuses. Muidugi ei suutnud sama naine, kes ründas kohtus oma advokaati ja mõisteti süüdi oma sõbra jõhkras tapmises, kaua pahandustest eemal püsida. 2024 aasta juulis avaldatud teadete kohaselt süüdistatakse Taylorit vanglapersonali ründamises. Selle juhtumi eest on talle esitatud süüdistus. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et teda esindas teine advokaat, Curtis Jolkat, kes asus teda esindama 2025 aasta jaanuaris. 2025 aasta aprillis ilmub ta Fond du Laci maakonnakohtusse, kus ta ründab taas kohtus oma advokaati. Pärast seda rünnakut palus Curtis Jolkat kohtunikult luba tema juhtumist taanduda, kuid kohtunik soovis väidetavalt menetlusega jätkata ja nii ka tehti. Kuid seekord osaleb Taylor videokonverentsi teel. Kohtudokumendid näitavad, et pärast istungit astub Curtis Jolka Taylori advokaadina tagasi ning Christopher Frolich, Taylori kohtuprotsessi advokaat, võtab taas esindamise üle. Mõni kuu hiljem, 2025 aasta oktoobris, Taylor ei vaidle avaliku korra rikkumise süüdistusele vastu. 2025 aasta detsembris mõistab kohtunik Taylor Shabusinessale veel 90 päeva vangistust, mis liidetakse tema olemasolevale karistusele. Wisconsini parandusosakonna veebipõhised andmed näitavad, et ta on endiselt vangistatud Tecumseh parandusasutuses. See oli häiriv ja keeruline juhtum, millest rääkida ning ma tahan teid tänada, et kuulasite seda episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.